Tere tulemast Sosin podcasti. Podcasti, mis räägib inimestest ja räägib professionaalidega. Täna on meil külas Maris Saar. Maris Saar, multitalent. Maris Saar on terapeut, on avaldatud autor, digiturundaja, fotograaf, süvamotivaator, oma telesarja autor, hüpnotisöör, parim pulmafotograaf, parim kodukokk ja nii edasi ja nii edasi. Täielik multitalent. Mida ta meile täna õpetab, seda saate kohe kuulata. Täna räägime Maris Saarega iduettevõtete founderitest. Me räägime inimestest, kes on nende ükssarvikute taga ja nii edasi, et mega ettevõtlikud, mega edukad inimesed. Et kuidas nemad mõtlevad? Kas nemad on andnud Maris Saarele nõu või vastupidi, millist nõu on Maris Saar nende käest saanud ja kui palju tegelikult need founderid erinevad tavainimestest ja teistest juhtidest. Kuulame Sosin podcasti. Tere, Maris! Tere! Nii tore, et sa said tulla. Just. Ma tean, et sa oled tegelenud nii paljude asjadega, üritasin nüüd üles kirjutada, sain terve lehe täis. Kuidas sa ise ennast tutvustaksid? Kes sa oled ja millega sa tegeled? Ja, võib-olla pean seda ette ütlema, et ma tavaliselt tutvustan ennast vastavalt sellele, kes mul vastas on ju, ja millises olukorras ma pean ennast, aga kui ma siin nüüd laun nagu terve rea letti on ju, päris keeruline ülesanne, aga on tehtav. Mina olen Maris. Ma olen hetkel õpin neuroteadust kaugõppes Hispaanias magister, neuroteaduste magister. Pärast seda peaks olema praktiseeriv neuroteadlane. Väga uhke lugu. Aga lisaks sellele ma olen inimene, kes tegeleb inimeste arenguga. On see siis läbi sellise tööriista nagu hüpnoos. Arvatakse, et on pseudoteadus, tegelikult on puhas teadus. Ja vaatan igale pool otsa on puhas teadus, hüpnoos on puhas teadus, siin ei ole mingit kahtlustki. Siis veel on terve hunnik erinevaid tööriistu alates sellest, et kas me läheme siit teraapia, me läheme siit coachingu valdkonnast või me läheme siit valdkonnast, kus me saame üles ehitada näiteks erinevaid koolitusi ettevõtetele või õpiteekondi ja siis mõõta nii-öelda ennem seda tulemust ja siis pärast seda tulemust. Et see on nagu kõige põnevam osa mingi õpiteekonna või koolituse üles ehitamine siis erinevate neuroteaduste tööriistadega. Väga põnev. Selline. Väga põnev, väga palju asju. Kuidas sa jõuad? Tähendab... Anna üks nipp, kuidas jõuda? Teha hästi palju. Vaata, võib-olla see on nüüd see kõige parem soovitus, mis mul on kunagi antud, on ju. Mul on üks väga hea sõber, siiamaani hullult inspireerib mind ja temaga vesteldes tuli välja, et tema funktsioneerib nii, aga tuli välja, et mina ka funktsioneerin nii. Et üks asi, mis nagu meid mõlemaid elus juhib, on selline curiosity, on ju. Siuke lapselik uudishimu, et huvitav, kuidas see käib, huvitav, mis tunne see on, huvitav, kuidas see tulemus välja näeks. Aga lähme uurime. Siuke hästi siiras, hästi lapselik, aga nii hästi viib edasi ja ma arvan, et niimoodi ma jõuangi. Plus kõik muud habitid ja asjad, mis on struktureerimine, strateegia, ühest otsast välja tuleb ja teiselt poolt nagu teistpidi minemine. Siuksed tööriistad. Aga sinu sisemine driver on siis selline uudishimu, jah? Uudishimu ja see, et ma tahan, et kõigil oleks hea. Täiesti siiras siuke lapselik lähenemine jällegi, aga on nii. Ma tahan, et need inimesed, kellega ma suhtleksin, I keep tabs on ja ma tahan teada, kuidas neil läheb, ka kliendid. Ma tahan, et nad saaksid selle tulemuse, mida nemad ootavad ja siis natuke veel peale. Ehk siis mitte people pleaser, aga nagu teist tüüpi iga siukene hoolivus, jah? Jah, just. Väga ilus sõna. On ju? Jah. Jaa. Väga hea. Ja siis, mis mul veel jäi kõrvu on see, et kõik, mida sa teed, et sinu jaoks on tegelikult oluline, et seal on teaduslik põhi all. Ja lähenemine on struktureeritud. Ma eelistan struktureeritud lähenemist, millele ma saan uuringud juurde panna või uuringud võtta ja nii-öelda selle omavahel ära siduda, sellepärast, et ma näen, et põhjamaine inimene funktsioneerib nii kõige paremini ja minu uudishimu peab aru saama ka, mis ja kuidas see toimib, mis toimub inimkeha sees, mis toimub, ma ei tea, organisatsiooni struktuurides on ju, kuidas see on toiminud ja miks ta nii toimib ja uuringutest ma saan selle põhja kätte. Olles seda öelnud, no kõiki asju ei saa seletada ju mõistuse põhiselt, sellest saavad isegi teadlased aru.
et väga palju teadlasi tean, sealhulgas minu enda isa, kes on näiteks usklik, sellepärast ta saab aru, et nagu kõik ei ole seletatav. Just, ometi on usk kõikides kultuurides olemas. Just. Aga kuna sa oled ka terapeut, siis oled sa olnud terapeut ka väga paljudele startupidele ja nende juhtidele. Just. Ava natuke seda maailma, et startupide juhid, jumalused, eks ju. Et väga paljud mõtlevad niimoodi, eriti need inimesed, kes on võib-olla juba mingi astme juhid ja tahavad saada veel paremaks ja paremaks, siis sageli võetakse eeskuju, kuidas startupide juhid mõtlevad. Et mis sina arvad, kuidas startupide juhid mõtlevad? No, millest ma olen aru saanud, olles nendega omajagu töötanud, on see, et tegemist on lihtsalt inimestega, kes oskavad leida probleeme ja otsivad nendele probleemidele lahendust läbi selle prisma, et see lahendus oleks ka nii-öelda neile endale monetiseeritav, kas siis lihtsate tehnikate või mingit muud pidi, et kuskil oleks see nii-öelda lünk, mida täita. Ja täpselt nii ongi, lihtsalt inimesed otsivad probleeme. Mõni otsib teistpidi elus probleeme, on ju. Mõni ei taha probleeme üldse näha, vaata. Et väga huvitav on inimesed, kes otsivad probleeme. Just. Aga see ei stressa neid või stressab? No nüüd me peame vaatama nagu lähemalt, on ju, et iga toote, teenuse, asja ülesehitamine mingil määral tekitab stressi, olenevalt selle inimese enda stressi teadlikkusest, arusaamast, keha funktsioneerimist, stressi taluvusest, siis ta saab sellega hakkama või ei saa ja vajab abi, on ju. Aga kui ma korraks tulen tagasi nende startupide tegelaste startupide founderite juurde, siis tegemist ei ole nii palju erinevate inimestega, kui sina ja mina või inimene, kes seda parasjagu siin kuulab. Nad on täiesti tavalised inimesed, nad lihtsalt on leidnud mingi probleemi ja nad on tundnud kirga või tahet hakata seda lahendama ja nad on üles leidnud inimesed, kes nendega koos tahavad seda lahendada ja lihtsalt läinud. Kusjuures tegemist on veel inimestega, kes kogevad samasugune nagu sina ja mina. Nad kukuvad läbi, on ju, siis nad saavad väga haiget, nad saavad kohutavalt palju eisid, viskavad need eid maha, aga nad pole üliinimesed, nad saavad ikkagi haiget ka. Emotsionaalselt päris korralikult haiget, olenevalt sellest, mis kellegi kogemus haiget saamisega on. Ja siis nad lähevad sealt edasi. Vahepeal jätakse mingi idee kõrvale, võetakse uus ja minnakse edasi, et seal mingi nagu tahe minna kas siis sellest valust või raskusest läbi on ikkagi olemas, aga see ei tähenda seda, et nad vahepeal ei tunne kõiki neid negatiivseid emotsioone või nende pere ei kannata, on ju, või naine ei pea pead paitama ja ütlema, et kuule kallis, kõik saab korda. Et see on kõigil inimestel loomulik, täiesti tavalised inimesed, neil on lihtsalt mingi kirg ja tahtmine minna edasi. Ehk siis läbikukkumine, nagu öeldakse, on ju, et viibki selle edukuseni, et sa peadki nagu suutma läbi kukkuda, on ju, ja sa võid õppida endale mingid mehhanismid, aga lõpuks sa tegelikult ikkagi elad selle läbi oma keha ja ikkagi tunned seda ja isegi nemad. Jaa, nemad täpselt samamoodi ja seda võib-olla kõik ei näegi, et tegelikult iga eduka inimese taga on kõigepealt perekond, kes ta toetab, on ju süsteemid, mille ta on üles ehitanud selleks, ta saaks sealt hakkama, nii-öelda tuleks välja ja tõenäoliselt ka terapeut või coach, kes aitab tal neid probleeme läbi töötada. Just, ja siis jällegi perekond, kes teda toetab või siis mingit sorti tugistruktuur, sellepärast, et see läbikukkumist tuleb ja nad tunnevad täpselt sama tugevalt nagu kõik teised neid kõiki negatiivseid tundeid. Ehk siis, kas ma võin öelda või kas arvad, et see on tõsi, et nemad on tõesti aru saanud, et üks edu võti on tegelikult olla üle sellest häbitundest minna terapeudi juurde või minna teraapiasse, sest seda tegelikult häbitunnet tuntakse siiamaani väga palju, et see tundub selline asi, et mis mõttes, et mina teraapiasse või nemad ilmselt saavad aru, et see, et sul on coach ja terapeut, see on mingis mõttes edu võti. Täpselt, ja paremini ma ei oleks seda osandki sõnastada, täpselt nii on. Just eelmine nädal tegelesin jällegi üks founder tuli vastuvõtul hästi suur ettevõtte oma ja vaatab mulle otsa, ta oli esimest korda veel vastuvõtus ja vaatab mulle otsa ja ma küsin, et aga mis täiendas siia täna tulema? Et Maris, ma ikkagi sain aru, ja täpselt samamoodi, et teraapia on edu võti ja kõik need asjad, mis minu elus toimuvad minu ettevõttega, on seotud minu enda tunnete ja kogemustega ja et ma tahan seda nüüd muuta. Ehk siis, et ta jõudis arusaamisele, et ta saab minna ainult nii kaugele,
kuni ta ise isiklikult on valmis minema. Täpselt. Ja see seal teraapias tihti tulebki esile, et miks meil mingid erinevad reaktsioonid on, miks meil mingid suhtumised on, kust need tulevad, on ju, sest see mõistmine on juba pool võitu. Just. Ja järgmine on see, et kuidas me saame neid käitumisi, harjumusi ümber muuta ja kas me peame alati muutma nii-öelda läbi käitumise, mis on hästi pikk teekond, või me saame kuidagi siis meie süsteeme mõjutada teistpidi, on see siis hüpnoos, on see mingi muu teraapialiik. Tihti saab niimoodi lihtsalt kiiremini. Et miks minna nagu selle trepidest üles, kui saab liftiga. Jah, õige. Kellegil pole piisavalt palju aega. Aja tahaks ju elus hästi palju saavutada ja hästi korraga. Kiiresti, just ja korraga. Tere tulemast, kuulate Sohin podcasti inimestest professionaalidega. Aga mis need tüüpilised probleemid siis on nendel founderitel? Siin ma jagaks need kahte lahtrisse. Üks on seotud tööga, mis on ikkagi seotud isikliku eluga ja teine on seotud isikliku eluga. Isiklikust elust, kui me mõtleme nii-öelda sellise tüüpilise founderi peale, siis tegemist on inimesega, kellel on elus hästi suur ja tugev drive või selline nii-öelda kirg ja tahe mingi asja suunas tegutseda. Et seetõttu ta see founder ongi, on ju. Aga sellest kirest ja tahtest tihti tekib selline olukord, kus tal on silmaklapid ees, on ju, ja jääb mingi muu osa elust, mille ta ei saa nii palju fookust panna. Tihtipeale on see siis pereelu või on see siis nii-öelda põgenemine mingite muude probleemide eest ja selleks kasutatakse vastavaid meediumeid. On see siis alkohol, on see narkootikumid, on see pidutsemine, on see töösse sukeldumine, mingit sorti sõltuvus sinna tekib sellepärast, et kuidagi peab seda hoidma ülal. Et tihti need on nii-öelda mingid seda sorti teemad. Ja neil kõigil on ju taust. Yeah. Alati ei pea minema minevikku surkima selleks, et seda tausta teada saada, aga see aitab sellepärast, et mida teadlikum see inimene endast on ju, seda rohkem ta saab aru, mida ta teeb ja miks, ja seda rohkem ta oskab seda selles hetkes muuta, et kõige lemmikumad kliendid tihti ongi olnud need inimesed, kes saavad aru, et ma olen selle läbi mõelnud, ma saan tegelikult väga hästi aru, miks ma nii käitun. Vahva nagu side note'ina siia on see, et aga nad alati ei saa aru, kuidas meie mõtlemine toimib või meie aju toimib tihti, ongi see, et me mõtleme mingit asja, me mõtleme üle ja me tihti kujundame selle mälestuse või selle kogemuse natukene teistsuguseks vastavalt sellele, mis meil elu peal kogemused on olnud, et see nagu algkogemus või algmälestus võib olla hoopis midagi muud. Siis, kui kaks inimest olid samas situatsioonis, siis võib tegelikult olla niimoodi, et hiljem nad mäletavad justkui erinevad pilti. Muidugi, alati mäletavad. Et see kogemus ei ole kunagi sama sellepärast, et me aja jooksul ju ehitame nii-öelda sinna kihte peale ja me muudame seda mälestust. Et niimoodi meie mälu ju töötabki, me mõtleme ümber, aga niimoodi töötab ka positiivne mõtlemine. Just. Et me kujundame selle mälestuse näiteks, kui ta on negatiivne, neutraalseks, edaspidi positiivseks, ta oli millegi pärast kasulik. Ja seda saab õppida? Sa mõtled, mis mõttes õppida? Seda saab õppida, et kui mul on olnud negatiivne kogemus, ja see mälestus on esialgselt negatiivne, et ma suudaks nagu teadlikult selle neutraalseks viia või lausa positiivseks kogemuseks. Jaa, saab. See võtab lihtsalt aega, aga seda saab. Nüüd selle kohta on nii palju uuringuid tehtud, et see on nii põnev. See on selles mõttes hästi põnev, kuna ta kasutab ära placebo-efekti. See inglise keelest on belief effect isegi, nii-öelda seda uskumuste süsteemi sellepärast, et meie minemata täpselt erinevates ajuosades ja siis see on nii põnev osa. Erinevad ajuosad on seotud nende süsteemidega, millele vastavalt meie keha toodab siis kas erinevaid, ütleme siis kemikaale hästi lihtsalt. Ja need kemikaalid nii-öelda mõjutavad meie bioloogiat, meie käitumist, meie harjumusi. Ja mida rohkem me midagi usume, hästi lihtsalt kokkuvõttes, seda rohkem me hakkame ka niimoodi käituma. Seda on tehtud nüüd erinevate valuvaigistite uuringutega, sõltuvuste uuringutega ja tulemused näitavad hästi üheselt, et mida rohkem me midagi usume, seda rohkem meie keha reageerib ka niimoodi. Aga see ei tööta kõigi ajuosadega, sellepärast, et kõik ajuosad ei ole omavahel otseselt ühendatud meie kehaga. Näiteks vähiuuringute puhul
see ei tööta nii, sest et seda connection'it ei ole üks-ühele. Sa ei saa uskuda, et ma saan vähist kohe-kohe terveks ja et siis see kohe mõjub ka kehale, et see päriselt nii otse ei toimi. Just täpselt, aga mingite teiste osade puhul toimib ja seal on jällegi nii-öelda igasugused ravimid ja muud asjad mängus ka, mis ilmselt vähihaigeid ja kõiki muid aitavad ka, aga see on hoopis teine teema, et me sinna võib-olla ei läheks. Ehk siis see ei ole ilus jutt lihtsalt, et umbes, et oma mõtetes räägi endaga ilusti, ära ennast maha tee, vaid pigem on ju anna endale ise jõudu, et räägi endaga ise ilusti, siis jõuad ise ka rohkem ja oled positiivsem. Just. Ja seal on veel terve hunnik erinevaid häkke, mis saavad kaasa väga põnev. Aga tagasi minna nende founderite juurde. Just, sorry, me läksime mujale. Väga huvitav oli. Nii, et nende founderist sa rääkisid on 2 tüüpi probleemid ja tegelikult kokkuvõttes ikkagi... Need on ikkagi isiklikud probleemid, ja. Aga tööeluga seoses tihti on ala, nad jooksevad mingi ühe sama probleemi otsa. Tihti see on inimestega seoses. Nad tahavad, et inimesed käituvad või teevad mingit moodi ja tunnevad, et inimesed tihti ei käitu nii, nagu nad tahavad. Mis on tegelikult sisemine probleem või siis see, et meeskonda saab teistmoodi struktureerida. Just. Või siis mingid muud lahendused, mida kõrvalt inimene hästi näeb, on ju. Inimene ise selle sees ei näe. Mis meil veel tööga seoses? See on kõige tüüpilisem ja kõige tavalisem, et joostakse kokku mingi asja peale, mida nad on mõelnud, aga nad mõtlevad sama jadapidi, see tsükkel on kogu aeg sama, et siis on vahepeal vaja öelda, et kuule, ma märkasin sellist asja või kas sa nii oled proovinud. Või et ma kuulen, et sa mõtled nii, peegeldamine on ju. Aga et kui me tuleme isiklike teemade sisse, siis neid on omajagu ja hästi palju. Väga paljud on seotud näiteks eneseusaldusega. Ja see, et ei usaldata ennast mingil määral piisavalt, selleks, et usaldada kas siis selle oma meeskonda, oma inimesi, oma ideed. Või üldse seda, et sinu jaoks see parasjagu see asi on võimalik. See on üks kõige suurematest asjadest. Ehk siis, et tegelikult alguses, nagu sa mainisid, on ju, kõige tüüpilisem nende käitumine on see, et nad otsivad mingit probleemi, püüavad leida sellele lahenduse ja siis on väga sihikindlalt seda lahendamas, on ju. Ja ometi praegu sa mainisid, et neil võib tekkida eneseusaldusega probleem, et siis kui nad peavad seda siis tegema koos tiimiga, ma saan aru, jah? Just. Et siis teiste inimestega kokkupuutel tekib ikkagi eneseusalduse probleem, jah? Väga tihti, jah. See väljendub läbi selle, et ei usaldata neid inimesi, on ju, või siis micromanaging või muud teemad, mis sealt üles tulevad. Aga see on sügavalt inimese enda sees. Paljudel on ka näiteks probleemid vastavalt meie Eesti üleskasvamise taustale, on probleemid raha vastuvõtmisega. Raha vastuvõtmisega läbi selle, et tuntakse, et ta ei ole väärt, et tema ettevõtte näiteks tõstaks investorite raha järgmises raundis võt nii palju. Uskumatu, vau! Sest et ometigi, kui keskmine inimene mõtleb founderi peale, siis ta tõenäoliselt arvaks vastupidi. Et nagu see nende kõige suurem motivaator või esimene mõte, on ju, mis iga otsuse taga ongi raha, aga tegelikult... Ei ole. Raha ei ole nii suur motivaator, et seal on tavaliselt midagi muud. Mingi põhjus, miks nad seda teevad, on ju, aga et raha on päris paljudel päris suureks probleemiks, just see raha vastuvõtmine. Ei ole raha vastuvõtmine läbi selle, et kas see, mida mina loon praegu, loob maailmale nii palju väärtust, et seda raha vastu võtta ja see on jälle tihti mingid need rahamustid ala kasvati üles mingis perekonnas, on ju, kus see raha võtmine ei olnud harjumus, inimesel on veel see sisse jäänud, et ei ole nagu okei, et seal mingi kriva või nagu mingi ebakõla on vahel. Ja täiesti huvitav. Ja siis sellest saab ilmselt siis üle läbi teraapia või kuidas seda lahendavad? Läbi teraapia, läbi hästi lihtsate harjumuste, läbi ümbermõtestamise. Lihtsalt ümbermõtestamine, jah. Just. Et kui tekib see tunne sisse mingil hetkel, siin peab ennast nii-öelda jälgima, on ju, et siis aru saada, mis tunne see on. Ja kui sellel hetkel ei ole võimalik seda nagu pikemalt maagida, sest tihti ei ole, elu on kiire, siis tasub see korraks kirja panna, et järgmine kord, kui nad tulevad vastuvõttu, et vaatame üle. Mõtleme korraks tagasi, mis see tunne oli, kus see võis tekkida ja siis saab seda edasi lahendada. Et võib-olla mingi väga pisike muutus käitumises või mõtlemises teha, et sealt edasi minna. Väga põnev. Mis on need, kas sa annad nendele founderitele mingid soovitusi ka? Ja kui siis mis need on? Neid on nii palju ja nii erinevaid. Kui need lähenemised on nii isiklikud, et kas ma oskan kokku võtta, tähendab jällegi, kui meil on strictly ainult teraapia
pigem ei taha anda soovitusi, on ju, sest see ei ole teraapia eesmärk. Aga kui on näha, et nad on mingi teemaga väga-väga jännis ja et mul on olemas tööriist, mis aitab, siis ma muidugi annan selle tööriista kaasa, aga tihti ma nagu kasutan neid tööriistu juba teraapia sees. Ma mõtlen, tahaks nagu hästi hea näite tuua kohe siia, et mis see nagu võib olla, tead sa, tihti on lihtsalt need founderid, kes käivad, nad on nii juba harjunud ennast kõrvalt analüüsima ja vaatlema, et neil käib see juba automaatselt. Ehk siis võib-olla, kui ma siin kuulan praegu, üks soovitus on võib-olla, kui sa tahad mõelda nagu founder, siis harju hästi tugevasti ennast reflekteerima. Just. Väga tore, et see oleks mu järgmine point olnud. See enesereflektsiooni olulisus juhina, vahet pole, mis taseme juht sa oled, mitte ainult sellel tasemel, et tema teeb nii, kui ma teen nii, siis ma saan ka temaks, on ju. Mitte päris niimoodi, vaid et ma tegin mingeid asju ja mida ma sellest kogemusest õppisin enda jaoks, mida ma märkasin endas. Mida oli nagu ebamugav märgata. Praegu veel ei märganud midagi, no selge, järgmine kord tuleb rohkem jälgida, sest et niikuinii sa märkad. Et see märkamise nagu harjumus tuleb tihti läbi reflektsiooni. Kui ühel hetkel sa oled tõenäoliselt nagu sina või siis nagu mina, kus sa käid ringi, sa saad aru kohe, mida sa teed ja miks sa teed, on ju. Sa päeva jooksul juba korjad üles ja reflektsioonis lihtsalt võtad kokku. Et sa kasutad reflektsiooni nagu tööriista, mis aitab sulle edasi minna seal arengus. Kui ma ei ole hea enesereflekteerija, kuidas ma saan heaks enesereflekteerija? Võtad kätte ja hakkad harjutama. Kohutavalt ebamugav tegemus, aga teadagi harjumus meil vormub mitmete päevade jooksul. Minimaalselt 18 maksimaalselt 253 päeva. Praktiliselt peaaegu terve aasta iga päev tee. Just, ei no iga päev ei ole, see ei ole loogiline, see ei ole inimloomusele normaalne. Ma näen väga vähe inimesi, kes teevad endaga mingi kokkulepet, nüüd ma hakkan iga päev tegema ja teevad. Ma ütlen, et harju ära kohe sellega, et sa kukud läbi. Just. Siis tegelikult see on teine asi, mis on väga palju nagu soovitatakse, et see üks eduvõti on jällegi see distsipliini hoidmine, on ju. Ometi see ei ole kerge. See ei ole ju kellegile kerge. Ja kui ma nüüd ühe päeva jätan vahele või 2, kas ma olen siis nüüd täiesti läbi kukkunud? Ei ole. Just, sellepärast, et harjumus ei lähe ära 1-2 päevaga. Just nimelt, eks ju. Et harjumus on oluline, mitte ainult distsipliin, eks ju. Just. Võib-olla selle harjumusega ongi see, et harjumuse sisse harjutamine on hästi ebamugav, sellepärast, et meil ei ole uut kehakeemiat, mis seda toetaks, on ju. Et selleks, et harjumus üldse hakkaks meil, neuroplastika on selle asja nimi, neuroplasticity enda inglise keeles siis, et selleks, et uus harjumus hakkaks üldse meil kehas mingit muutust tegema, et tekiksid need uued neuraalsed ühendused või tekiks vastav kehakeemia, selleks läheb aega. Mis tähendab seda, et vahepeal keha annab märku, no ei ole mugav, on kohutavalt ebamugav teha uusi asju, et oled see elus kogenud. Väga ebamugav, just. Ja kõige hullem on see, et keegi ei näita seda välja, et see on ebamugav, et trenni alustamine on ebamugav või dieedi või juhtimiskoolitusel praktikate rakendamine või founderina läbikukkumine, kohutavalt ebamugav. Keegi ei ütle, ei, ma tõusin püsti ja ma lähen elus edasi. No lähed sa elus edasi ja sa olid kodus ja nutsid, ma tean küll. Sul oli ebamugav, sa ei näidanud kellelegi välja, sest ei tohi, aga sa tunned seda, me kõik teame, aga kui sa veel ei tea, siis nüüd sa tead, on ju. Et me kõik kogeme seda, aga see harjumuse mõte ongi see, et sa harjutad nagu mingi aja tagant kas või. Okei, seal kui teeme korra nädalas, proovime paneme kalendrisse. Ja kõige hullem on see, et öeldakse tihti, et sa lihtsalt pead sellega hakkama. Ei pea. Võib läbi kukkuda. Minu suurem küsimus selle kõige taga on see, et aga miks sa teed? Et kui me läheme korraks founderite juurest ära nagu täiesti tavaliselt, kõige lihtsama probleemi juurde, näiteks naised on ju trenni alustamine või kaalu korda saamine, et nagu võtaks siis selle dieedi või võtaks selle asja ja hakkaks sellega pihta. Aga no ma ei hakka ja nüüd ma teen ühte ja ma teen teist ja aga mis see motivatsioon tegelikult seal taga on, et miks ma seda teen? No, ma tahan, et kaaslane näeks mind ilu. Ei. No, see on väljastpoolt tulev motivatsioon ja sama on founderitel, et miks nad seda reflektsiooni teevad, mis see nende sisemine drive on. Minul on alati iga uue harjumuse puhul see, et aga et ma teen seda enda pärast, aga miks ma teen enda pärast? Mis see mulle juurde, ma pean tundma seda iga keharaku või iga põsekarvaga, et ma lähen sinna sellepärast, et ja kui see sellepärast, et on piisavalt tugev ja siis ma läbi kukun, mul on lihtsam edasi minna. Just.
just, et ei tasu ennast ka kohe maatasa nagu tümitada, eks ju, et kui nüüd jäi vahele või ei jaksanud täna Just. või mis iganes juhtus midagi, eks ju, et siis vaid enda vastu tuleb endiselt olla lahke ja meelde tuletada, miks ma tegelikult seda teen ja siis sealt see jõud just leida. Tõsi on see, et lihtsalt inimesed ei ole enda vastu lahked. Jah. Mina ütlen, et siis, et kui tümita täiega, tee läbi see tümitamisfaas, see tsükkel on sulle niikuinii harjumuspärane, aga sa tõused sealt pärast ülesse. Väga hea, iga järgmine tümitamine on vähem tümitamist. Seda niikuinii tuleb seda läbikukkumist, et ma tahaksin nagu preachida seda inimlikkust hoopiski, et me oleme inimesed, me teeme neid tsükleid niikuinii läbi, harjumuste sisseharjutamine, ka reflektsiooni sisseharjutamine on kohutavalt ebamugav, me kukume läbi, okei. Aga mis on see, mis mind järgmine päev paneb tõusma, et kui ma saan ennast harjutada nüüd, seda mõtlema, et aga see on mulle kasulik. Kas või sellega, et ma hommikul tuletan meelde, et okei, ma täna reflekteerin sellepärast, et see on mulle kasulik. Ja võib-olla mul on mingid tööriistad, mida ma saan veel kasutada. Selleks, et oleks lihtsam. Tere tulemast, kuulate Sohin podcasti inimestest professionaalidega. Me ennem kaamera väliselt korraks rääkisime, aga ma ütlen siin ka ära, ma ei ole kuidagi nendega seotud, aga ma olen fänn Brain FM, ongi brain.fm, selline platvorm, millel on erinevad helimaastikud ja ka sagedusvõnkevahemikud, mis aitavad keskenduda paremini mingile osale. Näiteks, kui ma praegu õpin praktilist neuroteadust, mis tähendab seda, et ma pean täpselt aru saama, millised neuronid teevad mida, mis need kihid seal vahel on, millisest ajuosast läheb ja minu ja keemia ka muidugi, mis siis ma keemiku tütar olen, ikkagi keemia kõik seal vahel. Ma ei ole sellega tegelenud aastaid, mis tähendab seda, et minu jaoks on nagu hammasrattad paneks teistpidi keerama ja õhtul kell 8, kui mu magamisaeg on 9:30, on seda päris keeruline teha, aga see on praegu minu ainus aeg. Mis tähendab seda, et ma panen Brain FM-i peale, ma panen sealt Study and Read, ma panen nendele loodushelid, mulle meeldib näiteks äike. Ja 5-10 minutit ma olen selles tsoonis niimoodi sees, et ma ei pea enam tundma, et see on väga tugev pingutus, vaid ma saan kasutada mingit tööriista, mis mind aitab. Et võib-olla on ka inimestel puudu lihtsalt mingid tööriistad, mis aitavad nende tsoonide vahel paremini liikuda, et see resistentsus või et see nagu vastupanu oleks väiksem. Just. See on väga hea nipp, kusjuures just nimelt võtab selle vastupanu ära, ja siis sa omandad nagu paremini, kiiremini. Väga hea nipp. Kas mõni väga eduka mingi ettevõtte omanik on sulle ka mingid häid nippe andnud? Või soovitusi? Jaa, neid on raudselt väga palju olnud, sest et minul on tegelikult harjumus ka reflekteerida pärast igat sessiooni, mida mina enda jaoks sain, sest need on samamoodi õppimise kohad mulle endale, et ma ei lähe ju sessiooni sellega, et ma tean kõike, ma teen teid nüüd korda, vaid pigem on selline nagu humble lähenemine, et sa oled tulnud siia, mul on oma ekspertiis, sul on oma ekspertiis, aga ma kuulan sind avatult ja leiame need kohad, kuidas ma saan koos töötada. Et sellest mul tuleb ka reflektsioon. Aga et kui nemad on mulle midagi andnud, tihtipeale see on midagi sellist nende enda sees, mida nad on elus teinud või kogenud, mis tekitab minus sellise koha, et päris äge, päris huvitav. Ja seesama humbleness, see, et sa nagu oled alandlik, võib-olla on kole sõna, aga siiski, et me oleme võrdsed, on ju? Ja et võtta iga inimest nagu hästi võrdselt. Et mis siis, et ta on näiteks Elon Musk, on ju, ja mina olen siin Maris Saar, on ju. Me tegelikult oleme võrdsed. Et see võib-olla aitab seda nagu maha tuua seda mingit pinget või häbi, mis meil on ükskõik mis asja suhtes. Enne tuli ka meil jutuks eetriväliselt, et inimestel kipub olema mingi teatud eelarvamus, et mida rohkem saavutanud inimene, ükskõik on ta siis mõne iduettevõtte founder või mõnel muul alal, et siis seda vähem inimlik ta justkui on, seda rohkem ainult puhtalt tulemusele fokusseeritud ta on ju, siis tegelikult just mitte, jah, et siis tegelikult pigem nad just usaldavad seda inimlikkust ja läbi selle suudavad siis connectida ükskõik kellega, ükskõik millega. Neil on hästi suur uudishimu ja selline, tead sa, selle kohta on eraldi nimetus, see on kuldse retriiveri energia. Ja ongi Golden Retriever Energy.
mina olen selline, ma tean, et mina olen seda õppinud oma isalt, sest minu isa on selline, et see on seda tüüpi inimene, kes läheb, et ma seda infot ei tea, see nagu lähebki juurde, kui kohe liputab, aga sina vist tead, räägi mulle. Või sina tundud põnev, räägi mulle. Või sina tundud huvitav, räägime. Et selline hästi nagu avatus inimeste ja uute inimeste suhtes, et kuule, et sa oled põnev, räägi mulle, mis sa teed, ja äkki sa saad mind aidata ka, on ju, või äkki saab mina sind kuidagi aidata. See nagu humbleness ja siis see hästi avatus. Nagu isegi siis, kui sa oled Elon Musk, on ju, et aga räägime. Sa tundud põnev, mis sa teed? Sellist asja teed, okei, ma tegelikult tean, mida sa teed, aga räägi veel. Mis see sinu nagu vaatenurk sellest, mida sa teed? Selline inimlik uudishimu, jälle jõuame selle uudishimu juurde. Just, jaa. Jaa, väga põnev. Ja need pole minu mõtted, need on ühe mu väga hea tuttava mõtted. Väga elutark tuttav. Founderite mõtted ka. Jah, founderite mõtted ka. Aga nüüd, kui ma küsin niimoodi, et founder või mitte, mis on kõige halvem soovitus, mis sulle antud on? Mulle tundub, et mu aju filtreerib need halvad soovitused endiselt välja. Ma võin võib-olla tuua, ma mõtlen, et kas see on relevantne või mitte, koht, kus ma kuulsin, et minu kõrvalt üks mu tuttav annab teisele tuttavale soovitust. Minu arust halb soovitus on see, kui anda kellelegi teisele soovitust, enda kogemuse põhjalt arvestamata selle inimese kogemust. See kõlas praegu väga korda veel, see oli väga hea. Ja, anda halb soovituse andmine on see, kui sa annad kellelegi soovitust niimoodi, et sa ei arvesta tema kogemust või tausta. Just. Sa lähed enda seisukohaga peale arvestamata, et aga selle inimese kogemused on teistmoodi. Just. Et siin oleks mingi nagu skanneerimine või mingi taustauuring vaja enne teha, et kuidas tema funktsioneerib, enne kui sa annad seda soovitust. Eriti, kui sa tegeled mingite teemadega, mis on sellele inimesele selles hetkes hästi olulised või hästi teravad, eriti mingid pereteemad või muud asjad, mis neil on hästi üleval. See on nii tundlik ala. Sinna ei minna niisama soovitust andma ilma selleta, et sa ei tea, mis seal taustal toimub. Ja tegelikult ega me ju ei tea, kui inimene räägib, on ju, et siis tegelikult kõike ei saa sulle edasi anda, on ju. Just. Ja tema enda võib-olla mineviku traumad, mis kõik võivad seda mõjutada, on ju. Ehk siis, et me ei ole keegi ühesugused. Ei tasu ise võtta kedagi teist endale malliks ette, kelle moodi olla ja ei tasu eeldada, et kui teine inimene teeb nagu sina teed, et tal see tulemus on sama. Ei ole kunagi. Just. Alati on erinev. Suur tänu kuulamast, kuulasite Sohin podcasti inimestest professionaalidega. Ootan teid jälle paari nädala pärast.